olen Arno Kütt, Cleveroni üks asutajatest ja juht täna. Cleveron lahendab e-kaubanduse viimase miili logistika probleeme ja lahendame seda läbi robootiliste lahenduste. Alustasime siis SmartPostiga, tavaliste pakiautomaatidega ja täna siis teeme juba robotlahendusi, pakirobot, see, mis mul siin kõrval on ja on ka uuemaid lahendusi. Minu esimene kokkupuude ettevõtlusega oli 14-aastaselt. Tol ajal ei olnud nokamütse müügil. Ma ise õmblesin endale nokamütsi ja ühe teksa vesti ja siis ma neid ka müüsin. Et see oli selline esimene kokkupuude päris ettevõtlusega. Aga nüüd päriselt oma esimese ettevõtte alustasin 21-aastaselt. Ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud, et hakkaks mingit äri tegema või läheks kuhugile ettevõtlusesse. Probleemid on ette tulnud ja siis on vaja olnud probleemidele leida lahendusi. Mul oli tuttav maalikunstnik, kes maalis ise maale, aga tolle, see oli Vene aeg veel, siis olid defitsiitsed, olid pildiraamid. Ja minul oli kodus puidutööseadmed isal olemas, millega sai teha pildiraame ja siis ma hakkasin pildiraame ise tootma. 92 aasta, kui kroon tuli, siis otsisin 2 oma sõpra ülesse, kellel oli veel puidutööpinke ja siis alustasime koos ühes vanas talumajas mööbli tootmist. Sealt edasi tuli siis interneti mööblipood ja see tuli ka läbi probleemide lahendamise, et meil oli väga keeruline müüa Eestist väljapoole. Meid võeti ikkagi kui endist Nõukogude ühte vabariiki ja need tingimused olid hoopis kehvemad kui lääne ettevõtetel ja internet andis siis võimaluse kiiremini ja oluliselt paremini müüa. Ja sealt edasi tuli järgmine probleem, mis oli see, et kauba kätte toimetamine oli väga kohmakas ja siis oli vaja ehitada iseenda logistikavõrk. Sealt kasvas välja siis SmartPost ja nüüd me arendame edasi need samu pakiautomaate ja müüme need üle maailma. Ka koolis ma ei tahtnud õppida seda, mida õpetati koolis, vaid ma tahtsin teada seda, mida koolis ei õpetatud. Et ma olen selline uudishimulik olnud, ma tahtsin teha seda, mida teised ei olnud võib-olla veel teinud. Mul ei paistnud ühtegi sellist töökohta, mis mulle meeldiks. Et mulle meeldib teha ise enda asju, ise midagi luua, probleemidele lahendusi leida ja neid ise siis ka ellu viia. Usk on hästi võimas asi, et kui sa ei usu, mida sa teed, siis ära parem hakkagi seda tegema, et ja kui sa sellesse asjasse ise usud ja seda ellu hakkad viima, siis see alustamine ja uskumine on juba pool võitu. Et see on hästi oluline. Võib-olla alustada pisikestest asjadest, et kõigepealt võtad omale väiksema ülesande, proovid selle ära lahendada, siis võtad järjest suuremaid ülesandeid. Võib-olla nagu sportlasedki, algul on väiksed kõrgused, lõpus pannakse see latt ikka väga kõrgele ja üritatakse sealt üle hüpata, et alustada väikeste sammudega. Kui juba väikest asja usud, õnnestub, võtad suurema asja, et jälle õnnestub ja nii jõuadki ükskord oma ettevõtteni või oma ka suured unistused ellu viia. Kindlasti on ettevõtlikkus arendatav ja see on inimese tahtejõuga hästi palju seotud. Nii nagu öeldakse, et trenni minekus on kõige raskem samm, on esimene samm see diivanilt püsti tõusmine ja ettevõtlikkusega on ka see sama asi, et lihtsalt tuleb ettevõtte esimene samm teha, üks asi ära teha ja kui sa saad pärast selle positiivset tagasisida või naudingu sellest esimesest saavutusest, siis järgmised sammud on juba lihtsamad. On õnnestumised ja ebaõnnestumised ja see on täiesti tavaline, see ongi üks arenguetapp ja neid ebaõnnestumised tulebki võtta kui õppimist, kui kooli, et me proovime näiteks drooniga pakke vedada. Me oleme mitu aastat seda testinud, katsetanud ja me täna teame umbes 100 meetodit või moodust, kuidas ei saa drooniga pakke vedada. Aga selle võrra me oleme teistest ees, et teised ei tea veel seda 100 varianti, millega ei saa. Need ebaõnnestumised viivad edasi ja lõpus sa jõuad selle õige tulemuseni ka. See on võib-olla üks, mis eristab palgatöötajat ja ettevõtjat. Et ettevõtja
ta on ikkagi 24/7 on ta ettevõtja ja ettevõttega kaasnevad alati riskid ja riskivõtmised. Et nii nagu saab sporti teha hobi korras ja saab ka tippsporti teha, nii saab ettevõtluses ka olla sellist väikeettevõtlust teha, kus sa lihtsalt kodus midagi teed ja müüd, et see on ka ettevõtlus. Aga kui tahta ikka suurt ettevõtet püsti panna, üles ehitada, siis riskid käivad igal juhul kaasas. Sellega tuleb arvestada. Kui mõni küsib, kuidas ma jagan oma tööaega ja palju ma töötan ja palju mul on vaba aega, siis ma ütlen, et ettevõtja, sul ei olegi sellist aega. Ettevõtte on elustiil ja see on juba mul 27 aastat olnud, see ongi minu elustiil. Silma paneb alati see särama, kui on uued mõtted, sa näed, et sa saad jälle midagi muuta, midagi kellegi jaoks paremaks teha, uusi väljakutseid vastu võtta, kui sa näed tulevikku ja sa näed, et sul on võimalik tulevikku muuta, midagi selleks ära teha. Et see on see, mis annab seda jõudu ja tahtmist. Üks asi, mida ma kindlasti soovitan, on, et kui minna ettevõtlusesse, siis kaasata veel 1-2 partnerit. Et alati on mitmekesi lihtsam probleeme lahendada, kui et sa seda pead üksi tegema. Teine üks mõte, mis on veel, on see, et ettevõtlusesse ei tohi minna sellise mõttega, et mida ma küll peaks tegema, et rikkaks saada. Et see on pigem hasartmängur või siis lotomängija, aga ettevõtlusesse minnakse ikkagi seda, et sa näed mingit probleemi, sul on sellele probleemile olemas lahendus ja kui see lahendus inimestele meeldib, siis on nad ka nõus selle eest maksma ja nii tekib see raha. Et niipidi mitte ei alusta rahast, vaid alustame sellest, kuidas mingit probleemi lahendada.